Uudistega eetris Oleg ja Igor. Uued olümpiaalad eestlastele rõõmusõnumeid ei toonud. Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK kinnitas 2014. aasta Sotšid olümpiaprogrammi 6 uut medaliala. 6 ala! Millised uued võimalused sportlaste jaoks? Ja need uued alad siis on naiste suusahüpped, iluuisutamise ja kelgutamise võistkonnavõistlused, figursuusatamise rennisõidud meestele ja naistele ning laskesuusatamise segateatesõit. Õhtulehe järgi spordi lühiuudiste järgi on uus spordiala rahastamine. Kultuuriministeerium eraldab esimesel poolaastal riikliku spordistipendiumi kokku 72 sportlasele. Suurima stipendiumi 210 eurot kuus saajad on Marek Niit kergejõustiklane, Eveli Saue laskesuusatamine, Tõnis Karpak purjetamine, Kaarel Nurmsalu suusasportimine ja Kaia Pajusalu sõudevee sportimine. Suusatamisest ka murdmaasuusataja Kaspar Kokk langetab lähiajal otsuse, kas jätkata tippspordis või mitte, kuid vahepeal on ta ringi vaadunud ka teistel jahimaadel ning asus tööle äia firmas. Ülejäänud Õhtuleht on täis Andrus Veerpalu juttu. Mul ei ole siit midagi lugeda. Sumo uudiseid ka. Jaapani sumoliit teatas, et järgmisest kuust hakkavad sumoturniirid jälle toimuma. Kokkuleppe matšide tõttu puhkenud kriisist on nüüd võitu saadud, kurjategijad on karistatud ning normaalne elu võib jätkuda. Purjetamisest. MK-etapil Mallorca asub Finn klassis Tõnis Karpak 20. ja Harles Liiv 31. kohal. Klassis 470 jätkavad Marja-Liisa Kirvesnieni ja Elisa Umb 27, Laasarev Martin standardil, Karl Martin Sinijärv, Paul-Erik Rummu-Rammo 47 ja Ago Voorema 61 ning Purjeala Johanna Hanne Sund Anilnikkaar 62. kohal. Ning lõpetuseks jalgpallist ka. Info mängupaikade ja piletihindade kohta www.jalgpall.ee. Nii palju täna spordist, ilusat päeva teile! See on Raadio 2.